No hei, vaatame nüüd, hakkame siis tegelema golfiga, et meil sul on ülevaatus tehtud, kõik on korras. Võtame siis nii-öelda golfist selle väikse, mitte just väga väikse, aga lahja kõlari välja ja hakkama vaikselt siis tegema ruumi ja asju siis teiste jaoks, et kast on seal, kõlar paistab ka oot seal. Et vaatan, võtan selle siit eest ära, panen ta sisse, vaatan, kas ta ilusti mahub, kõik asjad sobivad ja siis äkki võtan juba ka põhja alt ära ja vaatan, kuidas selline kenekale ligipääs on. Nii et hakkame toimetama. Ütleme niimoodi, et iseenesest sobib see kombo täitsa okeilt siia sisse. Et see toru nii-öelda tuleb küll päris luugi ligidale, aga ei tohiks iseenesest väga palju õnneks takistada. Et peaks saama ilusti kasutada. Muidugi tahaks hirmsasti katsetada ka kohe seda, aga ma ei tea, kas ma hakkan arvestades, et see on praegu nii-öelda voolukaabel, aga see on, mis voolukaablit see asi tahab saada, nii et ma ei teagi, mis nüüd teha. Tahaks ka proovida, aga eks ma arvatavasti selle kaitsme lihtsalt lasen läbi, kui liiga palju hakkab voolu neelama. Et see peaks selle juhtme ära kaitsma. Kuna mul vedeles üks vana aku siin, siis ma mõtlesin, et ma panen siis korra selle lisaaku siia nii-öelda pagasnikusse ja saan ära ühendada ja vähemalt katsetada, et kuidas asi töötab, nii et lähen istun ja korra proovin. Ma ei tea, palju sellel akul nii-öelda voolu on, ta on suht pikalt seisnud. Ütleme nii, et esmakatsetused sain nüüd tehtud, et iseenesest töötab päris hästi ja ütleme isegi selle nii-öelda voolu oli siin kindlasti liiga vähe, aga päris mõnusat häält teeb ja päris puhtalt. Et kurat võib rahule jääda, et neid tahaks vaadata juba teada, kuidas ta mängiks siis, kui on reaalselt asjad ühendatud ja nii-öelda kenekas ka annab talle veidikene voolu peale. Et aga selle sinnani täna ei jõua, üritan veidikene aru saada nüüd, kuidas selle siis see kenekas on, rihmad ja asjad, kuidas jooksevad, kus on pingutid. Et uurin seda veidikene ja võib-olla täna rohkem vist ei jõuagi teha. Lihtsalt tutvustan ennast natukene selle mootori asetusega ja vaatan, kuidas see keneka nii-öelda paigaldus siia välja peaks kujunema. Nii, olen nüüd ennast tutvustanud veidikene selle autoga siit alt nii-öelda, et kenekas ise on üpris lihtne vahetada, et nii-öelda see seal on pinguti, selle ma jõuan käega üles lükata ilusti ja võtta rihma nii-öelda maha ja poltide asukoht on lihtne, on nii-öelda 2 poldiga on ta siit kinni pandud, et need saab siis ilmselt siin pool, et nendele ligipääs on väga hea olemas. Ja nüüd ma veel tahtsin näidata teile nii-öelda, kus on õlifilter. Oi, kus ta küll on. Et need on siia väga
hästi on sinna paigaldatud see õlifilter. Et seda siit kätte saada, no ma ei teagi, mis kuradi nippega see peaks nüüd normaalselt siit ära käima. Et see on ikka tõesti jule sita koha peale pandud, no. Et siis, kui seda kliimapumpa ei oleks autol, siis on täiesti normaalne, väga hea koha peal. Aga kuna siin on see kliimapump ees, siis no, ma ei tea, et ikka väga, väga kehva koha peal. Aga eks ma saan siis kunagi teada, kui ma seda vahetama hakkan, mismoodi see siit küljest ära käib. Aga päris õudne on vaadata küll. Ja see kanal, ütleme niimoodi, et ta on ikkagi pigem on väga hea asi, et ta nüüd siin olemas on. Aga praegu mulle tundub, et see tegelikult, see trepp oleks olnud pigem olla siin tagapool kui seal ees. Et ma hetkel olen küll kasutanud rohkem just siit poolt lähenemist, aga ma ei teagi. Ma võib-olla ehitan siia ka mingisuguse puidust lihtsalt käigu, et saab mõlemad poolt üles käia. Et muidu siit üles ronidamine niisama on päris kehva. Aga jällegi huvitav fakt siis nende garaažibokside kohta, mis siin üldse on. Et tegelikult see boks ongi ainukene, mis on üldse kanaliga, sest et originaalis siia, või kui seda ehitati, ega siis siia ei tehtudki kanalit mitte kuskile sisse. Et see on eelmise omaniku poolt on ise kunagi valatud ja tehtud siia. Et tegelikult et need samad, kes käisid tünnide järgi, et need olid siin ka kohalikud olid, või vähemalt siis nende tuttavad, ja siis tema oskas rääkida, et see mees, kes siin enne toimetas, et ise selle kanalis ja siis see lõhkus kaevas ja valas. Nii et siis on, ütleme niimoodi, et selle koha peale tõesti oli ikka väga hea, et ma just selle koha võtsin. Ma mõtlesin, et äkki on ikkagi mujal ka, aga siin kõrval, mis müügis oli, ega seal, kui ma seda käisin vaatamas ka, ega seal ei olnud. Ma mõtlesingi, et kas on, siis kõikides ei ole, aga tegelikult siin ei olegi neid, et siia lihtsalt ise on kunagi siis ehitatud. Nii, täna siis panen auto käima, vaatame üle, mis on laadimispinge ja kuna on plaan nüüd see kenekas täna ära vahetada, vaatame, kas on erinevust. Nii, pinge 13,4 volti, mis on päris sitt. Nii et vahetame ära ja kontrollime, kas uus generaator üldse töötab ja kas ta on parem. Sest et vanal vaatan praegu selle, mis auto peal on, tuleb ainult üks signaali juhe, mis peaks siis äratama generaatori ellu, et ta laadima hakkab. Aga uuel on 2 klemmi. Et vaatame üldse, kas ta töötab või ma pean midagi nii tegema.
möödunud on ütlema, et päris mitu päeva juba nüüd sellest, kui ma selle projektiga alustasin, et ei olnud õiget tööriistust vienekad kätte saada. Käisin neid, ostsin endale heebleid, et katsun nüüd täna ikkagi selle generaatori sealt kätte ära saada, et ta on nii kõvasti, on seal vahepeal kinni, et mul on ta küll lahti lastud, liigub nagu üles alla, aga on oma pesas niimoodi kinni, et ei taha mitte kätte tulla. Et noh, niisama ei saanud. Vaatan, nüüd äkki täna õnnestub saada siis erinevate heeblitega see asi sealt kätte ja saaksin uue peale panna ja panna uuesti asja kokku tagasi. Nii et, aga ma panen kaamera püsti ja hakkangi kohe pihta. No nii, lõpuks ometi on mul generaator käes, kurat küll. Selle jaoks pidin põhimõtteliselt kõik ikkagi eest lahti kakkuma. Võtsin nüüd ventilaatori veel, pidin lahti võtma alt kliimapumba, üle alt roolivõimupumba. Siis sai piisavalt palju ligi, et saaks igalt poolt teda kangutada ja möllata. Nii et teada, kui on vaja võtta lihtsalt ainult generaator ja, sest ilma selleta ei pääse. Et tuleb ikkagi võtta kõik nii-öelda sealt muuga eest ära, sest lihtsalt ei mahu toimetama muidu, kui sa nii-öelda stanget võib-olla eest ära ei võta. Et ise tead siis, kus võtad esinina lahti või tuleb asjad eest ära võtta. Aga ma nii vaatame korra, millised nad siis välimused ka on. Et nagu nii-öelda näha, siis noh, võimsam generaator on, ilmselgelt on veidikene suurem. Aga muidu peaksid olema kinnituspunktid meil täpselt samad. Nii, tagant on ka, põhimõtteliselt on nii-öelda sarnased, et juhtmekohad on enam-vähem sama koha peal. Et vaatame nüüd, kas see suurem, ma sinna suudan selle nüüd ära ka nii-öelda sisse panna, sest ikkagi on üpris kitsas seal vahepeal. Nii et vaatame nüüd, kuidas see õnnestub, et vaatame, et jämedus või nii-öelda niipidi on nad tegelikult ka päris sarnased. Et ongi lihtsalt diameetri poolt on kuidagi veidikene paksem, siis on see võimsam generaator. Ütleme nii, et tänane päev võttis läbi või võib-olla näost ja särgist näha, et kell on ka juba palju väljas pime, aga sain kokku nüüd, vaatan, panen akuklemmi peale, paneme käima ja vaatame, kas see töötab. Sellepärast, et noh, tegelikult oli originaal kenekal ka 2 pistikku või noh, pinni seal pesas, kui üks juha jooksis sisse, nii et loodame, et siis töötab seal ühe nii-öelda signaaliga, hakkab seega ilusti laadima. Aga kohe paneme akuklemmi peale ja vaatame, mis saab. Nii, kus võtmed on?
küll, ma olen võtmed ära kaotanud. Otsin need üles. Nii, keegi tumm oli jätnud võtme tuppa. Nii et panen auto käima ja vaatame, kas ta laeb. Jess! Nii, kõnekas laeb ilusti 14 voldi, nii et super, et sai nii-öelda paremaks ka laadimispinge, nii et ütleme, et see kõnekas peaks olema praegu enam-vähem, et tundub, et sellega läks hästi, nii et aga võtame kohe siis asjad kokku. Et selle jaoks, et siis see generaator kätte saada, oli vaja ülevalt poolt siis ära võtta roolivõimendi pump, kõik kuradi voolikud siit eest, alt poolt nii-öelda kliimapump pluss see esimene radiaatori ventilaator siit, et siis mahtus generaator ilusti välja, et muidu sai ta ka lahti, aga kui see ventilaator oli ka küljes, siis ta lihtsalt ei tulnud sealt välja, vaid ta jäi kuidagi sinna vahele kinni. Et sain selle eest ära võtta ja siis tuli alt poolt ilusti generaator kätte. Ja nüüd, kuna see uus generaator on ka veidikene nii-öelda laiem, siis ta minu arust käib ka paari koha pealt, siis sealt ventilaatori juures on sealt nii-öelda keneka alt on ka natukene vastu, aga ma loodan, et see ei tohiks suureks probleemiks osutuda. Aga muidu oli jah, ütleme, et paras piin on selle asja vahetamine ikkagi. Ta on jäänud sinna nii hirmsasti kinni ja ligipääs on ikka päris kehva. Et, ja kui videos nii-öelda ka nägite, siis ma haamriga kopsisin seal ma saan näidata vana generaatori peal, et on sellised nii-öelda puksid on siin sees. Ma lõin seda nii-öelda siis sinna sisse poole, et pärast on nagu ilusti vahele istuks, sest muidu pead samamoodi pressima teda vahele. Et nüüd kui poldiga siis pärast kinni tõmbad, siis ta tõmbab nii-öelda siia tagasi poole ja pigistab siis ilusti generaatori sinna oma koha peale kinni. Võt. Aga jah, et mina tänaseks siis tööpäeva lõpetan, et lähen võib-olla hüppan korra poest läbi, võtan endale kosutava joogi ja saan minna pesema ja siis nii-öelda lõpetame selle generaatori saaga selle korraga nii-öelda ära, et lähen vaatan, viskan siis video peale ka midagi. Proovin täna võib-olla siis kokku juba ära panna, kui ma jõuan, aga nii-öelda generaatori saaga on selleks korraks läbi.